Tere, mina olen Kivisildnik ja viimasel ajal tegelen ma sellise huvitava asjaga, nagu on meediasport. Ja kõik olete kuulnud meediakunstist, mis üldjuhul tähendab seda, et ühte suurde tuppa on pandud umbes 20 telekat. Need telekad mängivad kõik ühe korraga. Iga teleka programmi pikkus on umbes 1,5 tundi ja siis eeldatakse, et te võtate oma elust 3-4 vaba päeva, lähete sinna telekate keskele, meeletusse suminasse ja kärasse, inimesed seal küll ei käi, aga kõik telekad käivad üheaegselt ja siis te vaatate 4 päeva seda programmi seal. See on meediakunst, aga mina räägin teile meediaspordist. Erinevalt meediakunstist on meediaspordi eesmärk mõõdetav kunstiline elamus. See tähendab, et seda tulemust peab saama kuidagi mõõta. Erinevalt maalidest ja telefilmidest ja muudest asjadest, mille väärtus üle täpselt otsustada ei oska, sest puudub mõõdupuu, saab meediakunstis otsustada võitjate üle. See on väga tähtis, sellepärast et mina siin olen meediakunsti suur võitja. Ja minu arusaamine, spordi ma tahtsin öelda, mina siin olen meediaspordi suur võitja. Ja kuidas tehakse meediasporti? Seda tehakse väga lihtsalt. Tehakse endale blogi, mis on blogi, seda te ei tea, selle te vaatate sõnaraamatust järgi. See blogi registreeritakse Eesti blogide leheküljel, mille aadress on blog.thr.ee ja siis juhtub see asi, et kui te teete oma blogisse uue postituse, satub see sinna blogide leheküljele vasakule tulpa ja kui seda piisavalt klikitakse, siis satub ta top 20 hulka, mis on paremal ja suure pealkirjaga. Ja mingi aja jooksul tõusete te selles tabelis etteotsa, täpselt nagu sportlased tõusevad oma reitingutes ja punkti lugemistes kuskile kõrgustesse. Vaat sellist asja annab teha ka blogimisega. Aga blogimine on põhimõtteliselt kirjutamine. Nii et kui te oskate kirjutada, siis te oletegi väga edukas meediasportlane. Aga kuidas kirjutada, seda saate te teada minu blogist, kus mul on mitmeosaline kirjutamise käsiraamat, väga praktiline kirjutamise käsiraamat sealjuures, sest mina erinevalt paljudest teistest kirjanikest olen praktiline kirjanik, mul on võimalik ette näidata raamatuid, kusjuures 2 tüüpi raamatuid, mida ma olen ise kirjutanud ja raamatuid, mida ma olen lugenud erinevalt paljudest teistest sportlastest ja kirjanikest. Nii et kui tahate olla edukas sportlane, siis te peate õppima kõigepealt kirjutama, siis tegema endale blogi ja siis registreerima selle blogi aadressil see ja see.